Ülemiste keskuse ajalugu mahub 21 aasta sisse. Selle perioodi jooksul on seda külastanud üle 120 miljoni inimese. Vaieldamatult on tegemist kogu Eesti kaubanduse jaoks lipulaevaga. Kaubanduspinda tuleb Eestis aastas juurde vaid 1–2%. Arvestades majanduse seisu, mingit plahvatust ees oodata ei ole. Küll aga planeerib Ülemiste lähiaastatel juurde ehitada ligi 40 000 ruutmeetrit, millest kaubanduse alla jääb umbes pool. Kuigi nagu kaubanduse mahust räägitakse, et me oleme üsna nagu piiri peal, eks ole, et siis headesse kohtades alati on võimalik juurde teha. Ja kui me vaatame nagu linna arengut või milline see võiks olla, siia tuleb ka juurde muidugi toena ka, ütleme, kogu see transpordihaab, eks ole, Rail Baltic, et Ülemiste piirkond on kindlasti üks potentsiaalikas koht, kus nagu arendada oma tuleviku ärisid. Ja Ülemiste keskus on ka plaanis kasvada veel suuremaks, lisame kuskil 30–40 000 ruutmeetrit ja minna ka natukene võib-olla oma segmendist välja, võib-olla kontoripindade turule. Tarbijad on kaubanduse kui haruga Kaupmeeste Liidu poolt tellitud küsitluste põhjal väga rahul. See protsent ulatus üle 70. Poed on piisavalt lahti, nad on hästi varustatud, neid jätkub kõigisse olulistesse piirkondadesse. Kaubanduse üldine loogika on see, et pood on seal, kus on inimesed, kuhu tuleb juurde inimesi, sinna tehakse juurde poode. Et Tallinna ümbruses näiteks on päris palju ikkagi laienemist, et Keila suunas ja Saue suunas ja linn valgub, eks ju, laiali kogu aeg ja sinna siis tulevad ka uued poed, aga üldiselt avatakse ikkagi supermarketeid või mugavuspoode, selliseid kodulähedasi väiksemaid poode. Et uusi hüpermarketeid näiteks, seda sisuliselt ei ole. Ülemiste keskus ei ole mitte ainult Tallinna ega Harjumaa mõistes, aga kindlasti ka Eesti mõistes üks väga oluline kaubanduskeskus ja kindlasti üks turuliidritest. Ja siinkohal on kindlasti paslik küsida, kas sellel kaubanduskeskusel on veel kuhu kedarisi areneda, on suureneda võimalik. Ja nagu selgub, et tegelikult on võimalik, väga palju muudab kindlasti kaubanduskeskuse ilmet ka nüüd rajatav Rail Balticu terminal. Laieneda on vaja ka kuhu, eks selleks tuleb olla leidlik ning pinda ei tule juurde mitte perimeetrit suurendades, aga pigem otsitakse muid võimalusi. Maakeral on selline omadus, et seal saab minna allapoole ja tegelikult ka mingil määral ülespoole, nii et maalused parknad on ju Ülemiste keskusel kindlasti potentsiaali ja kasutamata potentsiaale. Nii et parkerat me ütleme maapealselt kaotame, maale läheme ja ma arvan, et see on kogu nagu siuke Tallinna või üldse nagu suurlinnade liikumissuund, et parklat nagu kihistada, mitte ühele tasandil jätta. Kas meil on siis liialt palju kaubanduspinda? Kaupmehed ise nii ei arva, eriti mis puudutab riidekaupu. Kuido Pärnitsa seisukoht on, et vast toidukaupade pinda on ülemäära. Kas see ongi just see põhjus, miks toiduainete hind kerkib? Ütleme, et juba enne 2020 aastat tegelikult suures plaanis vaibus ära ja samas need suured hinnatõusud on ju tulnud kõik pärast seda alles, et need asjad ei ole isegi ajaliselt omavahel kattuvuses. Ühe toidupoe käivet vaadates moodustub pinnakulu kaupade hinnast väidetavalt 6–8% ja see Kaupmeeste Liidu hinnangul kohe kindlasti ei ole toidukauba hinda kergitav tegur. Pigem on need sisendhinnad ja maksud.